Me läheme rahulikult sisse, politsei peaks olema oma töö juba teinud. Näete isegi topeltuks ja meil muidugi jäänud veel sellest ajast, kui siin 2 ukse vahel elasid ka veel inimesed. Ja tõesti ei ole palju öelda, et olukord on üsna jõhker see pilt. Siin on õnnetus, mida me juba eelmisel nädalal eelmises saates nägin, mida peale tuli minga palju kirju ja joonistusi meie saatesse. Kas te oleksite nii hea, mu härra, ja suudaksite äkki kommenteerida seda, mis on teil siin kööginurgas? See on Slava käsi on. Ega nad ei vali, mis seal toimuma saab. Toonik nende džinni hapendab, kuni pilt lapendab. Viina kurat neid on lapsendad. Slava nööri otsas oma viimseid sekundeid rabeldab. Otse krimi eetris laua liitrides eetrit. Oma tunde veetis, Slava nende seltsis kahjuks viimane päev. See on inimese käsi, nagu ma näen. Slava ripub nagu šašlõk suvepäeval. Imestama paneb, kuidas selles sumes näevad. Räpased rodid klepuva maikaga tondid. Kop, politsei kroonika selgeks teeb sotida, mis nad siis tegid. Kõik on laga ja segi. Rõve korter öökima ajab kameramehi. Laua taga 2 veliliitreid on 1, 2, 4. Siidrist ei räägita, see on sitt nali. On selle käe omanik ise. Seda ei maksa meie käest. Slaaval käsikausis läbi vett hindab plaava. Ööd on siin pimedad, peas balaklava. Nädalane tsükkel, sütimas on draama. Kadunud käsi jälle on vanal sõral Slaaval. Viivel näpud sahtlist ära minna tahtis. Naabrimest tal otsa pahtis, ei olnud mahti. Viive kartis ja kutsus politsei kroonika. Nüüd ta ripub kõige otsas, tal ammu seiskond troopika. Kus meie peame teadma, kas sa tead, kes sul on külas käinud võib-olla? Slava pogu juurde hoogu, otsas viin elutoas on värskelt poodud koosu. Palun keegi rutu juurde joogi toogu, joobun 5 päev ja ma lihtsalt ei loobu looju. Sest politsei koputab uksele, ma saadan nahhu ja ütle, mul on teie pasas täitsa pohhui. Kuule, oota! Siin peaks juba tõesti selgelt politsei sekkuma. Kuule, oota, tead! Käes on sügis, viive 46, vaarab valges juba 4 viinaluus. Lahkun tasakesi, võtan veel, sest mu suu on suur. Hüppan kiirelt sõbra algust läbi, see on õige suund. Parem haak, uksest läbi. Mu kausis liigun emosed, need Slava käsi. Kes seal ripub, las ta ripub, mees on väsind. See on sportrais, ega keegi käsi. Ma ütlesin, kurat, see on Slava käsi. Las ta olla siin kausis, kurat. Meem räägib, kas sul pole häbi. Mul on poh, see on Slava käsi. Keegi küsi, kuidas elus lüüa läbi. Mul on poh, see on Slava käsi. Keegi kõrvalt vähe toored me ei nägi. Mul on poh, see on Slava käsi. Mingil hetkel saab see toored pedu läbi. Sinu terviseks, Slava käsi. Kodanik, kas te olete politseist? Tooni, oota, kurat, oota filmi. Ma võin näidata teil täpselt, kus see kõik juhtus. Polnud kohal, aga tean, neil käis seal eriüksus. Mõned kaadrid viivad hauda, mõned lihtsalt kongi. Kui hakkaks lugema, kes surnud läheks mitu tundi. Ei jau, kuule! Jälle kriips-kraps, suured numbrid pangakontol, ärge pange pahaks. Kui siin oli käsi mängus, siis vaid piibli kirjas. Ei oleks uskund, et ma pääsen, sest ei klapin kinnas. Nüüd ma täpselt nagu OJ ja ma läänes OG. Kuulus poiss, kuid ma ei näita seda välja okei. Kõnnin tripudega mudas nagu kraam ei oleks puhas. Ja kui keegi proovib rammu, jätke meelde, et mul jagu. Kannan pulka nagu vanur, sest ma selleta ei käi. Boonuspunktid iga ühele, kes täna õhtul täis. Hei, suured tänud veel Utoopiale, Artjomile ja kõigile, kes andnud pisut hapnikud mu leegile. Sest tõesti, kui te kuulaks ainult mu sõnu, te kõik näeks Mona Lisa iga riim. Geenius majak Da Vinci, uuel lainel muuriin. Hoian takti tamburiin, eriline on mul liik. Ainult mõni pääseb siit, tahad tõestus siin resiit. Crazy raadio, kui mul beat, ikka poiste käes on street. Uuel laulul jätkub streak, uuel laulul jätkub streak. Krosni meeskond F1 tiim, mõrvan loo ükskõik mis tiim, mõrvan loo ükskõik mis tiim. Young Tavi, ma olen siin, number 1 ja see jääb nii. Meem räägib, kas sul pole häbi. Mul on poh, see on Slava käsi. Keegi küsi, kuidas elus lüüa läbi. Mul on poh, see on Slava käsi. Keegi kõrvalt vähe toored me ei nägi. Mul on poh, see on Slava käsi. Mingil hetkel saab see toored pedu läbi. Sinu terviseks, Slava käsi. Kuule, järgmine kord Slava jätab siia jaamist. Kes selle süüdi on, et oma jäsemeid pillu raisib?
ja natuke ilmast. Pühapäeva ööl on oodata rasket lund ja tutsku. Mahlamütsidel ja külmavarestel ei soovitata koduust lahti teha, kuna on oht, et see lendab minema. Alustasin Tallinnast, sõitsin läbi Nõmme, siis Haruteel sai tangitud ja turbas tundsin. Ops, jau, Tere! peaks olema laivis, nad peaks meid kuulma ka, vähemalt ma loodan. Ma loodan ka. Ma loodan, et te liiga kaua ootama ei pidanud. Tere kõigile! Räägi, nüüd sa räägid palju valjemini kui enne. Ma sätin siin. Mul see eetri elevus tuli peale ja siis ma tõstan veits häält. Väga hea. No nii. Aha, Ants Lambi. Kusjuures, kui juba Ants Lambi selle teemaks tõi, järgmine stream, mida näete, seal ei ole meid. Ja. Seal on meie selle aasta saatejuht, kes loosib välja tiimid, ehk siis täna me ainult ütleme, kes osalevad, aga tiimide loos toimub 5. aprillil, vist on laupäevane päev, 5. aprill, jah, õhtupoole. Ehk siis mis kell täpsemalt, seda veel selgub. Arvatavasti ma arvan, et ta jääb ka sinna umbes sinna 7.02 paiku. Jah. Vaat, siis saate uusi nägusi näha, või no vähemalt ühte nägu. Ma arvan, et tegelikult on nii, et meil tuleb selle aasta saatejuht ja ma arvan mina, sest Siil ei saa ise loosimises osaleda, sest et noh, see jääb aus. Jaa, täpselt. Aga sinna me veel jõuame. Sinna me veel jõuame, selleni on aega. Jah, kuidas sul vahepeal läinud on? Mul on läinud hästi, ei oska kurta, siin tervisega on probleeme olnud, aga olen elus ja terve, nii et jätkame sealt, kus pooleli jäime. Ütleme nii, muusika on liiga kõvasti öeldakse. Võtame vaiksemaks. Nii et, vaikselt kuuled sealt, on liiga vaikne sinu. Äkki meie räägime liiga vaikselt. See võib ka olla, aga ei, ma võtan vaiksemaks, kui on muusika liiga väli. Sorry, me ei... Kas nüüd on parem? Kas teil nüüd on parem? Me üritame kohe siin alguses probleemid ära lahendada, et oleks heli ja asjad. Sellepärast me siin nii nagu aktiivselt praegu üritamegi mingit täiesti suvalist mõla ajada, et siis me saame teada, kas on mingid probleemid. Muidu on nii, et kui jõuame tähtsatele hetkedele, siis... Nii, Tiim Lumi. Ma ei tea, kui ta on meil praegu chatis, kas me kohe klaarime temaga asjad ära või? Ma ei teagi. Me ju võime. Kuna ta nii palju probleeme meile tekitab siin, siis, siis ju võib. Et me päris täpselt isegi ei teadnud, kuhu ta ennast regas. Ühesõnaga, jah, meil tegelikult oli ju mõte ka teha see nii-öelda teine vorm veel, kuhu saavad siis vabatahtlikud ennast kirja panna, aga osad olid meil juba sinna õigele registreerimisvormile kirja pannud ja lisaks oli sinna kirja pannud ennast Tiim Lumi, kes pani ennast kirja jalgpalli osalejana, aga kirjutas sinna, et tahan hoopis korralduses olla. Nii et Lumi, seda me võime öelda, et sina jalgpalli nimekirjas täna ei ole. Kahjuks või õnneks. Aga kuna said juba eelmine aasta tiimis, siis me kindlasti hea meelega rakendame sind ka sellel korral, kui sa seda soovid. Ja kui ei soovi, siis jäid ilma mõlemast kohast, nii et nüüd on hilja kaebus esitada. Just. Ja teine on siis Ants Lambi, kes lihtsalt oma vaatajate arvu poolest lihtsalt ei olnud piisav, et olla siis meil mängija rollis, vaid peab siis täitma taaskord siis kohtuniku rolli. Anna andeks. Peab jälle kilpkonn olema. Jah, saad jälle kilpkonn. Me mõtleme sel aastal sulle parema lahenduse välja wirelessi jaoks. Et selles mõttes platsile sa saad, aga sorry, aga mitte mängina. Siinkohal ma tahaks ära mainida, me ei ole teda kaasanud siia nagu laividesse, sellepärast, et kui Ants Lambi rääkima hakkab, siis ta jääb pidama ja see pressikonverents, me ei jõuakski olulist infot rääkida. Aga tegelikult siis Ants Lambi on ka meie nii-öelda korraldusmeeskonnas sees ka sellena, et tema on meie kolmas nii-öelda liige, ehk siis kui meil on vaja raskeid otsuseid vastu võtta, siis meil on 3-liikmeline nii-öelda tiim, kes siis teeb oma hääletused. Siis on see ka teada vähemalt, et me siin Siiliga kahekesi kõike nii-öelda lõplikke otsuseid ei tee. Teine põhjus võib-olla, miks Ants ka siin ei ole, siis on see, et kuna me TV-poisiga oleme enam-vähem ühe pikkused, aga Ants on meist peaaegu pikem, siis ta lihtsalt ei mahuks kaadrisse ära, nii et me ei hakanud teda siia kutsuma ka seekord.
Vot. Aga ma arvan, et me võime kuskilt otsast vaikselt minema hakata või? Sõltub. Kas on kõik kohal või? Kas kõik on kohal, kes peavad olema või? Kust me teame, kas kõik on kohal? Kõiki niikuinii ei ole, aga kes võib-olla sai praegu korraks tulla ja ei saa siin lõpuni vaadata, oma nime ära oodata või oma sõbra nime ära oodata, siis hiljem me paneme ka YouTube'i üles selle laivi, et saab YouTube'ist järgi vaadata. Saab. No ühesõnaga, kui te juba Kelku ka mainisite, siis jah, Kelk on meil siis kelgutamise striimist. Kahjuks kuklitest ei jäänud väga midagi alles, seega kelloks ainukene kuppel, mis meil siin võib-olla kuklit meenutab, on su toidukarp, et kui sa striimi vaatad, siis tea, et see on ilusti meie käes hoiul ja ootab sulle üleandmist, et ta on turvaliselt hoitud siin meil laua all. Vot nii. Jah, aga kas me siis oleme valmis kuskile minema, kuhu, miks kõik siia üldse kokku on tulnud? Ma arvan küll, hakkame kuskilt otsast seda listi vaikselt siis ette manama ja sõidame nii. Vot. Väike nüanss tuli veel meelde, aga õnneks tuli praegu meelde. Nii, oled valmis? Mina olen valmis. Nii, aga siis sa võid minna, ühesõnaga nimed on täiesti suvalises järjekorras. Need ei ole mitte mingisugusesse järjekorda pandud ja need on nii palju on pandud, et me natuke vaatasime, et teil põnevust ka jaguks, et kõigepealt me ütleme ära kõik need, keda te teate, et niikuinii saavad ja siis hiljem hakkame rääkima nendest, kes on üllatused või mis me paika panime. Salajased inimesed. Ja siis kohe mainime alguses ära, et nimekirjast on välja jäänud tegelikult siis üks inimene, kelle lihtsalt Twitchi kontot, mida ta meile esitas ja selle nimelist nagu ei lingiga ega teda otsides ei ole enam võimalik leida, seega kas ta on ajutiselt siis bänned mingiks ajaks või on ta oma tegevuse lõpetanud, aga igatahes on siis üks inimene, kelle me siis nii-öelda jätsime praegu kõrvale, et nii on. Aga siis sa võid minna esimese nime juurde. Esimene nimi, kes meie nimekirjas on, osales ka meil eelmine aasta, üllatus, ja selleks on Stony Boy. Enda kohta ütles ta nii palju, et eelmine kord oli väga pull, hoiab enamasti just Eesti siis IRL-i sisu. Ma mõtlesin Iivet. Võib-olla ka seda, et hoiab enamasti Eesti IRL-i sisu just siis elus ja naudib elu, matkab ja kokkab, ütleb ta enda kohta nii palju. Et esimene inimene on Stone Boy. Ja need on juhuslikus järjekorras, hetkel mingit tiime ei ole, me paneme nad suvaliselt ekraani peale, tiime siis loosime või loositakse välja 5. aprill. Kuule, mul läks juba kogemalt järgmine nimi, seega me nime. No ühesõnaga järgmine nimi on Kikuk. Aga alles õpin seda asja. Kes ütles enda kohta nii palju, et ta on pärit Saaremaalt, soovib osaleda, et koos teiste striimeritega midagi lahedat teha ja see heategevus osa ja sport nagu motiveerib teda siis tulema sellele üritusele. Siis võib-olla mainiks, jah, me ka ei tea, kes ta on, aga anname lootust, aasta aega tagasi ei teadnud veel keegi see, kes on KV, eks ole. Ehk siis tegelikult siinkohal me tegelikult tahtsimegi ära mainida, et kui sa praegu meid vaatad ja oled päriselt tulemas, siis palun kinnita see meile üle ka. Ja nii palju, kui ma sain aru, siis Siil tegi ka taustainfot, et tegemist tundub olevat päris noore tüübiga, seega loodame, et sa oled ka vanematega selle kooskõlastanud, et sa tuled seega kooskõlastuse ära ja siis anna märku, kas sa päriselt ka sealt Saaremaalt tuled või ei tule. Nii, aga siis võime vist võtta järgmise või? Jah. Järgmine nimi on meil ka eelmise aasta osaleja ja selleks on meie eelmise aasta parima väravavahi tiitli mees, kelleks on Kumps. Kumps on tuntud siis ka enamasti vast oma RP striimide poolest ja kindlasti teavad teda paljud inimesed Tuuborgi õlle järgi võib-olla, kui nii võime öelda. Meil küll Tuuborg siin sponsoreeritud ei ole, aga tal on. Kas siis nende enda poolt või vaatajate poolt, aga on? Jah. Nii, võtame järgmise nime. Oota, ma korra vaatan. Sa vaatad, et mul ka on sama, jah? On kõik õigesti. Järgmine nimi on Rutska, kes ütleb enda kohta nii palju, et eelmine aasta vaatas ta jalkamatsi ja tahtis ka osaleda.
oli peale matši ka mulle isiklikult kirjutanud, see oli kuskilt läbi jooksnud, aga nii see läks, aga see aasta on ta nimekirjas olemas, tahab oma panust anda ja tahab endast parimat anda. Ja vot, et meil oli see nii-öelda, ma siin osade striimeride kohta väga palju ei oska rääkida, et on mingisugused inimesi, kes võib-olla ei ole nii tuntud nimed ja on sellised vähetuntumad nimed ja täpselt see jalgpallilist, kus ennast registreerida sai, seal oli võimalus igal striimeril siis endast natuke rääkida, aga osad kirjutasid sinna lihtsalt, et tahan jalgpalli mängida, nii et keeruline, kui sa striimerist nagu midagi väga ei tea, siis midagi talle juurde genereerida. Ja talle meeldib jalgpalli mängida. Jah, täpselt. See on paigas. Järgmine nimi on meil Marko 10G, kes eelmine aasta oli 3G, see aasta 10G areng on toimunud. Enda kohta ütleb nii palju, et meeldib aktiivne olla, jalgpall ruulib, tahaks see aasta jalgpalliplatsil paremini toimetada kui eelmine aasta. Mina enda poolt lisaksin, et ta on siis Eesti striimimaastikul tuntud kui nokamütside lõpuboss ja võitis ka eelmine aasta parima väravaküti auhinna meie üritusel. Vot. Selline nagu mees. Nii tark mees ma siin kõrval. Jah, ma üritasin. Järgmine nimekirjas on meil Frekk. Frekk on Eesti sisulooja ja striimer, kes loob rõõmu oma kogukonnale ning arendab suut Minecrafti serverit. Samamoodi ka tema osales eelmise aasta üritusel. Ja ega ma väga rohkem midagi pikalt ei oskagi öelda. Tahab teiste striimeritega kokku saada ja pakkuda oma vaatajatele elamust. Nii, kas ma võin järgmise nime võtta? No ütle. Järgmine nimi on Kein Zov. Kes see on? Kein Zov on meil peamiselt RP-ga tegelev mees, kes soovib osaleda oma sõnul jalgpallimatšil, et saada rohkem motivatsiooni treenimiseks ja tutvuda taas uute striimeritega. Taaskord osales ka eelmise aasta jalgpalliüritusel. Kein Zov on tegelikult selles mõttes nagu, kui mina teda eelmine aasta, ma ei olnud teda väga näinud, siis ta tundus suke omaette nokitsaja rohkem, aga mida rohkem see jalkaüritus nagu lähemale jõudis ja kui see jalka lõpuks kätte jõudis, siis Kein Zov oli väga suke avatud ja väga... Ma ütleks, et Kein Zov oli üks väheseid, kes oli vist kõikidel asjadel kohal, kus võimalik oli. Ta oli isegi oma sünnipäevapäeval tuli Airsofti mängima. Ja. Nii, aga lähme edasi. Järgmine nimi on meil, minul vähemalt on ja ma loodan sul ka, on Hot Fanta. On küll. Kes ütles enda kohta nii palju, et ta on Eesti parim WoW-i striimer ning Fortnite'i tantsude kunn, kuid noored tulid ja vahetasid ta lihtsalt välja. Eks meil on lootust näha tantsimist ka siis selle aastal. Võib-olla lööb värava. Aga kas ta ütles, kas ta tahab tulla palli mängima või ta tahab tulla selleks cheerleaderiks seal vahepausi ajal? Ta ütles, et ta tahab tulla ja näidata, et ta polegi nii vana veel ja suudab noorte tegijate sammu pidada küll. Siis ta tahtis ikkagi tulla tantsutrukuks. Seda selgitab aeg, eks me võime... Anna meile siis märku või kirjuta meile, et siinkohal võib-olla korra teeks ka väikse pausi ja väikse reklaamiminuti, et meil on nüüd ka Discord, ehk siis Hot Fanta liitu striimes Discordiga, seal on võimalus teha ticket ja anna meile teada, kas sa tuled tantsutrukuks või tuled sa jalgpalli mängima. Et meil oleks ikkagi nagu asi selge, pärast ta on pettunud, et nagu ta võtab oma need tantsuriided kaasa, aga meie paneme ta hoopis platsile. Meil vist otseselt komandi ei ole Discordil, aga seal kuskil about infos peaks vist olemas olema Discord. Võib-olla mõni mode saab panna ka. Me võime vist ka siin öelda seda seoses siis piletiloosi. Ei, ärme kuulutame enne piletid välja, siis... No kui nad Discordi... Kuuluta parem järgmine nimi välja. Okei. Ühesõnaga, liituge Discordi ja seal saate juba ise lugeda. Järgmine nimi on minul ja ma loodan ka sul on Deep Pepper. On küll. Pepper ütleb enda kohta nii palju, et on jutukas striimer, kes mängib erinevaid mänge, eriti simulaatoreid ning teeb ka aeg-ajalt erisisu, milleks siis on näiteks kokandustriimid. Osales eelmise aasta jalgpallil ka ja kindlasti tahtis, et me mainiks ära selle, et aastal 2026 elab Deep Pepper ikka veel oma ema keldris. See oli tal lisaks sinna märkena toodud, et see kindlasti tuleb välja tuua tema puhul.
Vot, kas sa oled valmis järgmist nime võtma? Olen valmis. Minul on järgmine nimi selline nagu Kaltsifer, kes siis enda kohta ütleb nii palju, et ta on Eesti tipptasemel simracer, on olnud mitmekordne meister ja aasta simracer, kes striimib aeg-ajalt võistlusi ning naudib jalgpalli liikumist ja uute tutvuste loomist. Vot, üks uus nimi jälle vahelduseks, lisaks nendele, kes siis eelmise aasta osalenud on. No vaata, meil see viimane kommenteerija sobib väga hästi praegu täpselt siit edasi minekuks, et kahjuks me küll, Hanna, ei saa sulle pakkuda nii ilusat keldrit, aga me saame Anarhia pakkuda sulle koha selleaastasel jalgpalli võistlusel. Ja Anarhia on öelnud enda kohta nii palju, et on sportlik ja humoorikas striimerine, kes tahab pärast eelmise aasta karmi kogemust uuesti jalgpalli proovida, ehk veidi agressiivsemalt isegi mängida, kuigi eelmise aasta vigastused panevad kahtlema. Noh, ta siis mõtleb seal vigastuste all seda, et Stever jooksti pikali ja Mõisnik ja... No jaa, aga juba ta enda, eks ole, kaaslane juba trennides suudeti põhimõtteliselt võistluspäevaks juba invaliidiks teha. Jah, nii et noh, ja Anarhia osales siis ka eelmise aasta võistlusel meil. Järgmine nimi on minul ja ma loodan ka sul, Kultrukkis, kes pani ennast kirja ja kui ma hakkasin neid üle lugema, siis ta oli sinna kirjutanud, et ta väga ei tahaks osaleda vanuse poolest, aga ta oli kirjas, nii on. Ja siinkohal sul ei vea niimoodi nagu Tiim Lumil, et lähed platsile, anna andeks. Ja Kultrukkise kohta ma natuke ise panin infot, et tõenäoliselt on ta kõige vanim osaleja, kes meie üritusel on. Võib-olla seal... Kas ta ei ole noorem kui... Me ei tea veel, kes meil osalejad on. Siiamaani on ta kõige vanem sa ei mõelnud ajaloos, vaid üldiselt. Okei, ma mõtlesin, et ajalooliselt kõige vanem, et siis me juba teeme talle vist natuke liiga. Ta ise ütles jah, et ta väga joosta ei taha tegelikult, aga näe, siin ta on. Järgmine nimi on meil härra Retro. On sul ja on ka mul. Retro on ka eelmise aasta osaleja ja ütles enda kohta nii palju, et kuna ta on tulnud striimimaastikult ja välja arenenud just Twitchi platvormilt, siis tahaks ikkagi panustada selle siinsete asjade nagu kaasalöömisele. Peamiselt ta tegeleb nüüd küll YouTube'is Romeo Seikleb kanalil, kuid loodame, et on ka striime tulemas sellelt mehelt jälle. Mulle meeldib Hanna tähelepanek, et Kult saab poole ajal teha raamatu tutvustust. Miks ka mitte saab võib-olla lisada. Nii, aga rallime edasi. Rallime edasi. Kas rallime edasi? Nüüd vaatan, kas on... sorry. Peaaegu, pooleldi rallime. Praegu jätkame Anarhia lainelt ja lisame Anarhiale siis ka tema kaaslase Parmu Jumala siia listi, kes ka osales siis eelmise aasta jalkaüritusel. Ja enda kohta ütleb nii palju, et on lihtne ja tagasihoidlik tüüp, kes naudib teiste lõbustavist ning tahab osaleda, et ennast ületada, kohtuda uute inimestega ja näha vanu sõpru. Kas ta vanade sõprade all mõtleb siis näiteks seda, et äkki Anarhia isa tuleb uuesti treeneriks? Kas mitte Anarhia isa ei näinud Parmut eelmise aasta jalgpallil esimest korda näost? Nägi küll, aga võib-olla... Nüüd ongi vanad sõbrad. Nüüd nad võib-olla ongi vanad sõbrad. Ennem seda ei olnud suhelnud, aga siis nüüd avas see uksed. Aga kui sa siin mainisid rallit, et rallime edasi, siis meie järgmine ralli nimi on Legend Rix. Tema kohta oli väga lühike enda poolt tal kirjeldatud kiri, aga ma ise lisasin, et ta on Eesti striimimaastiku VRC ja üldise rallimängude kunn, välja töötanud oma rallimängude liiga ja asjad, mille kallal ta siis kõvasti toimetab. Vot, et kõik, kes rallihuvilised on, siis Legend Rix on see mees, kelle poole pöörduge oma rallihuvidega. Järgmine nimi on minul on Re Studio. Re on siis E-tähtede asemel on 3. Ja enda kohta ütleb ta nii palju, et on striimer, kes tegeleb erinevate asjadega, peamiselt YouTube'is, kui nüüd ka vaikselt Twitch'is. Esindab veidi vanemat generatsiooni, ehk siis 35+ vaatajaid. Ma ei ütleks, et 35+ tegelikult on vanem, sest et ma ise olen ka juba samas klassis. Ma just tahtsin nagu öelda. Kuidas kellegile tead? Et ära nüüd endale liiga tee, see 35 ei ole veel mingisugune vanus.
kas järgmine nimi hakkab sul Z-tähega? Hakkab küll. Kas sulle nagu tundub, et kui siiani on kõik jooksnud, et nüüd nagu... Ma igaks juhuks tead. Tead alates sellest nimest peame kontrollima. Järgmine nimi on meil Siilaks. Ja Siilaks kirjutas lihtsalt, et eelmine aasta lõi penalti mööda ja tahab nüüd seda viga parandama tulla. Ja rohkem ta enda kohta mitte midagi ei öelnudki. Eks ta on natuke pettunud endas eelmise aasta siis selles, mida ta tahtis teha, aga võib-olla ei realiseerinud. Ja osales siis ka eelmisel aastal. Järgmine nimi, oleme valmis, on iFlash, kes ütleb enda kohta, et ta loob oma näolist sisu ja kogukonda keskendudes tihti indie- ja retromängudele just. Soovib jalgpallis osaleda, et väljuda mugavustsoonist ja toetada südamelähedasi organisatsioone. Vot. Nii, kas me oleme ka järgmiseks nimeks valmis? Jep. Järgmine nimi on meil Stotter või siis Dino Stotter, ma ei tea, kuidas iganes sul on kirja pandud, minul on Stotter pandud. Mul on ka Stotter, aga võib-olla me ootame rohkem Dino Stotterit, et tal läks nagu eelmine aasta vähe nagu pädevamat. Jah, et Stotter ei suutnud väravat lüüa, aga Dino Stotter lõi värava. Tuli ja lõi, nii kui tuli, siis kohe lõi. Jah, ja Dino Stotteri kohta on kirja pandud nii, et ta on striimimaastiku dinosaurus ja humoorikas tegelane, kes tahab taas osaleda, sest eelmine aasta oli mega ning motiveeris rohkem sporti tegema, pakkudes ühtlasi publikule põnevust ka sel aastal. Mulle väga meeldib, et mitmed inimesed, ma olen juba täheldanud siin, on just pannud seda, et see nii-öelda osalemine motiveerib neid siis rohkem sporti tegema. Et pannakse, jalgpalliüritus siis nii-öelda paneb rohkem inimesi liikuma. Ja seda on väga tore näha, mis oli ka meie üks ju tegelikult algne mõte, et me tahaks rohkem seda koos asja näha ja et inimesed saaksid rohkem sporti teha. Ja nüüd me olemegi jõudnud poole peale. Seega ma arvan, et on aeg jälle teha üks väike reklaamipaus. Ja. On midagi, mida teavad juba need, kes on Discordiga liitunud. Aga mida ei tea sina? Mul on sulle üks üllatus. Nii. Siis ma võitsin pileti. Ei. Aga jah, sa võid nüüd oma selle pileti asja välja kuulutada. Sa enne tahtsid kuulutada. Ühesõnaga kõik, kes liituvad praegu StreamEsti kanali Discordiga, mille siis leiab siit kuskilt. See on juba pinned message ka. Kui te liitute selle Discordiga, siis seal teadaannete all on postitus, kui te reageerite sinna vastavalt siis selle linnukesega, siis me loosime vist täna striimi lõpus kohe välja, ma arvan, on ju. Loosime täna striimi lõpus välja pealtvaataja pileti koos kaaslasega. Et midagi rohkem tegema ei pea, liituge lihtsalt sinna Discordi, pange see linnuke ja striimi lõpus siis teeme juba loosi, kus üks inimene saab kaaslasega koos pileti. Ja seda Discordi võib selles mõttes ka reklaamida, et see on nagu see kanal, kuhu me päriselt hakkame nüüd avaliku informatsiooni reklaamima, ehk siis kõik info, mis tuleb, siis kes tahab avalikult saada, siis sealt seda ka leiab. Seoses jalgpalliga ja seoses ka kõigi muude asjadega, mida me StreamEsti kanalil siis tulevikus tegema hakkame. Sinna näiteks, Siil oma eilset Roome ja Julia arvestust ei kirjuta, aga kõik, mis on seoses jalgpalliga, see sinna tuleb. Aga meil oli reklaamipausi, nagu ma ütlesin, on väga palju juba liitunud Discordiga ja näinud seda postitust, mida ma meelega ei lasknud sul postitada, sellepärast, et muidu oleks ära rikkunud üllatuse. On see, et seal ei ole mitte ainult üks event, kuhu saab pileteid osta, vaid seal on 2 eventi. Okei. Ja sel aastal on kohe mõeldud ka sellele, et mis saab pärast mängu. Ehk siis koostöös Krosniga, ehk siis selle striimi esimene lugu ei olnud mitte üldse juhuslik, vaid oli väga taotluslik. Ehk siis, kes on PLS-iga väga kursis ja PLS-i mängijad, siis nad on kõik käinud Krosni pidudel ja nüüd on võimalus siis päriselt IRL. Oota, ma panen su korra pausile. Nüüd keegi keeras meile siukse error, et ta pani vale Discordi lingi siia. Ta pani streamerite heategevus Jalka Discordi sinna pinned message'iks, mis on nüüd väga pahandus, sest et see on väga vale Discord. Kes iganes selle mädaga nüüd hakkama sai, see saab nüüd ameti kõrgendus kohe kindlasti. Või ameti langetus kohe kindlasti. Tegu on ikkagi natuke teise Discordiga.
ma mõtlesin, et neid nagu nimesi nagu on siia tekkinud, aga mitte võib-olla nii palju, kui ma oleks oodanud. Kus ma saan seda kõige kiiremini teha? Kas Atomic Bay nüüd õige või? Palun võtke see link, mis on siis Twitchi nagu selle kanaliga nagu pinnitud, ehk siis nagu siin, kui te lähete abouti siin kuskil all, oota, ma ei saa nii alla näidata. Ühesõnaga alla. Ühesõnaga, selle asjaga me tegeleme pärast eraldi. Selle me parandame hiljem ära, jah. Ma just vaatasin, et siin on nagu terekes all on mingisugune hunnik inimesi, kes on joininud on ja ma loodan, et nüüd on õige Discordi link. Uskumatu, et modet teevad siin sellist paska meile, aga nüüd on õige Discordi link, liituge sinna ja teadjate all, postituse all siis märkige linnuke. No, aga ma jätkan nüüd oma jutuga. Hea, et sa selle vähemalt märkasid, muidu oleks pooled inimesed loodist välja. Ühesõnaga, arvestades siis seda, et oleks ka mõeldud sellele, et mis saab pärast mängu, siis tõepoolest on siis IRL võimalik päriselt tulla Grozny peole, mis toimub siis kohe peale mängu. Tegelikult mitte päris kohe, kell 22. Me jätsime 2 tundi meil aega staadionil asju ka kokku pakkida. Okay. Ja on helitehases. Mina ei tea sellest mitte midagi. Ja sa ei tea mitte midagi, aga lihtsalt, et sa teaks, siis me praegu oleme arvestanud, et sa oled ka esimene DJ, kes mängib. Okei. No selge, et teeme siis tonna sulas et sa oled nagu saadet kõigepealt kuni live esinemiseni. Jah, te kuulsite õigesti. Grozny mitte ainult ei mängi DJ pullis, ehk siis Grozny DJ-d mitte ainult ei mängi, vaid ka Grozny artistid tulevad päriselt lavale. Ehk siis seni, kuni tullakse lavale, me mõtlesime, et seal peo algus, kus kõik on kained, seal me julgeme sind kasutada ja siis hiljem läheb Grozny peale üle. Okei, selge. Ehk siis kõik vajaliku info leiate ja kohe küsite ära, kas KV saab ka afterpartile tulla. Jah, saab küll, sest pidu on 16+, arvestades, et meil on siis ka nooremaid osalejaid. No üks tuleb Saaremaalt ju. Okei. No mul jooksis lihtsalt praegu pea sassi, et mina ei teadnud sellest mitte midagi, aga okei, väga tore uudis. See oligi selline üllatus sulle, et sul oleks ka midagi nagu üllatuda. Mulle tundub, et chatil on ka väga hyped up, nii et... No muidugi on, sest see on Grozny pidu nagu. See on PLS-i paremad peod, Grozny peod. Ma ei tea, mis see on. Ma ei ole väga ammu RP-d mänginud, ma tean, mis on Grossi pood, aga Grozny pedudest ma ei tea midagi väga. Aga ma ajan ennast kurssi ja vaatan, mis see endast kujutab, nii et väga tore. See esimene lugu. Ma parem ei ütle midagi, mis selle esimese logo siin muidugi enne küsis. Teeme järgmise nime juurde. Nii, kas meil on järgmine nimi, mis hakkab number 2-ga? On küll. Väga hea. Järgmine nimi on meil 2,2. Ja tema siis ütleb enda kohta nii, et on täielik pühapäeva striimer, teeb otseülekandeid siis, kui aega ja ideid jagub. Tal meeldib reisida ning enamus seiklusi jõuab ka YouTube'i kanalile Sina otsustad. Sport on tema jaoks teema ja jalgpall on lihtsalt parim. Lisaks võitis siis härra eelmine aasta ka parima meesmängija auhinna meie üritusel. Ehk siis ta osales ka siis eelmise aasta striimerite jalkal. Vot, tabel ju kama. Nii, kas meil järgmine nimi hakkab Q-tähega? Või on sul mingi muu nimi? Ei, aga see läks juba peale ka. Kes see läks peale? Ei ole, see on Toots. Siin me tegime selle väikse vahetuse. Nii, ma kohe otsin ülesse. Nii, Toots on siis järgmine nimi, kes tuleb ekraanile ja Toots on siis taaskord vanuse poolest meil üks veteran osalejaid. No, ma ei oska nüüd ta räägib sama juttu, mida lihtsalt kultrupi saa. Ma ei oska seal lihtsalt võrdlust tuua, et kumb neist vanem on, aga ta on ikkagi ka, läheb sinna veterani alla. Ja ütleb enda kohta nii palju, et on Eesti esimene striimer ja ei saa kindlasti puududa sellelt ürituselt. Ja lisaks mainist ära, et eetris on kena surra. Ehk siis võib-olla ta mõtles selle all siis seda, et tal on vanust nii palju, et võib-olla
võib-olla tead, või see on ähvardus. Vajub pildi peale ära. See võib ka ähvardus olla. Võib-olla tõesti. Seega ülejäänud 20, kes te siin juba listis olete, ettevaatust, õigemini 19, siis Toots on praegu 20, et olge ettevaatlikud, et vabandust, ikkagi jah, 20, Toots on 21. Ehk siis olge ettevaatlikud, Toots tuleb teid killima. Ja ma vahepeal mainin ära, mulle kirjutati, et see ülekanne käib ka TV-poisi ja minu Siili kontol, aga seal chati asjadele me ei vasta, vaid need on lihtsalt üleval, et tulge Stream Eesti kontole ja siin saate chatis juttu rääkida. Nii, aga kes meil siis järgmine nimi on? S. Sa võid mulle öelda ja siis ma hakkan siit lugema. Kaotsid ära või? See? Ei, see on E. Oota. S-täht või? Mul on väike error siin, jah. Nii. Error. Oota, sa oled kuskil lõpus omadega juba ju. Kuule, nii me saaks juba koju ära minna. Ops. Okei. Nii, järgmine nimi on meil siis Sipso, kes enda kohta ütleb nii palju, et ta on vahelduva aktiivsusega striimer, kes naudib teiste meelelahutamist ja plaanib aastal 2026 comebacki. Soovib jalgpallis osaleda, kuna eelmine kord oli äge ja eneseületuslik kogemus tema jaoks. Nii et osales ka 2025 aasta üritusel. Vot. Järgmine nimi, kas nüüd ma lähen siit edasi või? Ja. Nii, järgmine nimi on selline, nagu selleks on The Halls. Halls ütleb enda kohta, et on üsna lõbus paksuke, kes võiks ennast koos teiste striimeritega natuke platsil liigutada. Omalt poolt lisasin juurde, et ta oli Twitchis bännet päris pikalt, ma ei tea, 5+ aastat, aga nüüd ta on tagasi ja... Sest ta on tõusev täht ju. Jah, võib ka nii öelda. Vot. Nii. Järgmine nimi või? Järgmine nimi on meil siis T-tähega, jah. Ja järgmine nimi on meil Tultsik. Ehk siis praegu saame juba välja öelda, et meil on vähemalt 2 paari on sel aastal siis, kui eelmine aasta oli, palju meil oli? Oli vist ka 2? Ei. Rohkem oli, 3 kindlasti, 3 või 4. Ja mõni võib-olla ei olnud öelnudki meile. Et siis sel korral juba vähemalt 2 tükki on meil. Jah, ehk siis Tultsik ütleb siis nii palju, et ta on... Tuntud kui Tinnu ema. Seda ma ei oska öelda, võib-olla tõesti. Ühesõnaga Neiu Saaremaalt osaleb alati hea meelega erinevatel heategevusüritustel ja ütles ka, et sai näiteks kooli ajal käidud mesikäpa jooksul. Lisaks on lisalt enda poolt panin juurde, et lisaks on ta dinosaurus Dotteri kaaslane. Nii, kas järgmine nimi on meil HD? Jah, Tanel. HD nägemine on meie järgmine nimi, kelle kohta siis ise kirjutasin, et peamiselt ta striimib Counter-Strike'i, kuid aeg-ajalt leiab ta striimis ka muid asju. Ütleb enda kohta, et ta on professionaalne jalgpallur ja peksab väravad palle täis. Aga seda me näeme juba koha peal, kui palju keegi neid palle, sest ennem oli meil just nimi Siila, kes eelmine aasta ütles, et ta lööb 36 väravat, aga lõi hoopis 0 ja... Aga ei tea, ega päevad ei ole vennad, nii et never know. Nii, aga lähme edasi, kas sul on vahepeal mingisugune... Ma vaatasin, sul teine pakk on ära väsima. Aga krõpsok on, ei ärme krõpsok, aga kuigi ma eeldan, et siin näiteks, ma tean, et Tinnu kindlasti ja nii mõnigi veel minu vaataja ongi tulnud vaatama, millal ma lõpuks sööma hakkan. Üldiselt on harjunud, et ma alati striimis söön ja osad minu arust ongi mingi söögifetišiga ja käivad vaatamas ainult, kuidas ma söön. No aga miks ka mitte? Me ju, kui siin sööja inimesi on, siis me võime ka vahepeal öelda oma sponsoreid näiteks. Et meil on siin Sakuläte pandud välja, meil on siin Red Bull pandud välja ja need piraadikrõpsud ei ole niisama, vaid lisaks on meil ka nimekirjas Palsnek, kes siis meile igasugust head huvitavat... me lähme trenni tegema ja pärast on vaja ikkagi need kalorid ju tagasi süüa, nii et... Kohvipakk on meil nauding Sakulätelt, ehk siis tegelikult mingi hetk läheb ka loosi üks selline, me veel ei tea, mille vahel, aga võib-olla me paneme nende vahel selle loosi, kes jalka ajal toetavad heategevust, nende vahel võib-olla läheb ka üks selline kilogrammine naudingu, ma lõin selle nüüd kortsu, naudingu kohvipakk välja jagamisele.
ja siinkohal siis teine mure, mis eelmine aasta oli, kogu aeg küsiti, kas vett on, siis jah, tõepoolest kõik mängijad saavad omale sellise korgiga, see pritsis nüüd, veepudeli, vendenilt, mis sammuti on Sakulate poolt, aga sa jood selle tühjaks ja siis on Sakulate jahuti, kus sa lähed, paned kas omale sooja, külma, gaasiga, bänni ära keegi, jah? Slotterile bänni juba. Ühesõnaga gaasiga, gaasita, sooja, külma, igasugust vett ise juba juurde sinna siis lisada, et olgu siis see ka kohe ära mainitud ja kellel ei ole muret, et kas juua saab küll. Ja arvatavasti on padukas, seega võite... Kui mure on selles, et kõht on tühi, siis võite näiteks kiirnuudlit kaasa võtta ja saate selle sama veega kiirnuudlitki ette endale. Jah. Tegelikult seal ei ole midagi. Tegelikult on seal ka meil asjad. Te võite krõpsu panna kuuma vee sisse. Okay. Aga me venitasime selle pärast, et nüüd järgmisena tulemas üks väga põnev nimi. Kas see nimi on S-tähega? On küll. Ja teine täht on I. On ja küll. Kolmas täht on I. On. Oota, ma ei leia, kuidas pastada saab. Kas neljas täht võib L olla? No ta sinna kanti läheb. Okei. Siis see on ju minu nimi. Oi! Mina olen ka siia listi sattunud kuidagi. Ma siin enda kohta kirjutasin ka natuke, olen siis teist aastat korraldamas jalgpalliüritust koos hea sõbra TV-poisiga ning tahaks väga mängida, sest mulle meeldib pall ja ainuke trenn, mida ma korra aastas teen, ongi see jalgpallimats. Lisaks peab ju eelmise aasta avaväravale tegema taaskehastamise ja ega siin pikka juttu rohkem ei olegi. Ühesõnaga, sel aastal me küsisime nüüd Siililt, kas ta läheb ja mängib 5 minutit või mängib terve aja. Me ei ole päris selgelt seda vastust saanud, aga meil käivad juba läbirääkimised tema asetäitjatega, et me oleme otsimas talle ka asetäitjaid. Seega selles mõttes arvatavasti siis jah, Siil on sel korral platsil ja see on ka üks põhjustust, miks ei saa olla Antslambi platsil, sest tiimist saab olla ainult üks platsil ja Siil jõudis ette. Vot, nii, kas meil järgmine nimi hakkab I-tähega? Olen ma õigel? Jaa, nüüd edasi peaks jälle kõik õige olema. Okei, järgmine nimi on siis I'm new to you, kes ütleb siis enda kohta nii palju, et ta on sõbralik Stotteri keldri elanik, kes vabal ajal tegeleb muusikaga. Soovib osaleda, sest kui aus olla, tahab rohkem liikuda ja on suur huvi jalgpalli mängida. Mis teine keldri elanik juba? Kes see esimene oli? Esimene oli see, kes ema keldris elas. Teine elab siis... Üks on Stotteri keldris ja üks on ema keldris. Aga võib-olla Stotter on I'm new to you'le ka ema eest. Et võib-olla siis on mõlemad ema keldris. Aga kes oleme meie ütlemaks, kes on? See suhted, kes tahab olla keldris, see on keldris. Järgmine nimi hakkab E-tähega. On küll. Järgmine nimi on meil Est Magics, kes võib-olla on rohkem tuntud siis just YouTube'i maastikul, et minu teada Twitch'is ta vist ei tegele. Ütleb enda kohta nii palju, et on jalgpalli tulihingeline fänn ja mänginud seda aktiivselt circa 11 aastat. On hea südamlik ning soovib mängida seda ilusat mängu teadmisega, et me aitame neid, kellel on abi vaja, mis annab lisamotivatsiooni talle siis juurde. Tegeleb siis peamiselt YouTube'is igasuguste erinevate projektidega. Ja siinkohal on võib-olla hea teha jälle väike reklaamipaus. Või kas ta just reklaamipaus on, aga lihtsalt tuletada meelde neile siis, päris paljudele ma ei hakka üle lugema, mitu striimit meil juba listis on, et vaikselt peate hakkama siis mõtlema, kellele te tahate sel korral siis selle nii-öelda heategevusfondi edasi anda. Ja siis omavahel välja loosida. Ja sel korral me tahame seda võimalikult varakult, et me jõuaks siis igasugused ettevalmistused teha sellega seoses ja siis on jälle see süsteem nagu ka eelmine aasta, et ei ole meil kaotajaid, on lihtsalt võitjad ja natuke suuremad võitjad, et siis see läheb 75-25 kogu siis striimi ajal teenitud tulu siis ülekandes. Et vaikselt võite mõtlema hakata, aga rohkem kiireks mõtlemiseks läheb siis, kui meil 5. aprillil on siis ka tiimiloos ära olnud, et siis juba tiimi vaheliselt. Siis juba tiimi siseselt sul on idee kohe pakkuda, siis ei hakka mõtlema, siis juba kohe esimese asjana jõuad sinna chatti, seal Discordis, kus me peame hakkama täna natuke puhastama. Seega, kes ei peaks seal tegelikult olema ja sattus kogemata valesse chatti, kui tahate meie elu lihtsamaks teha, tõmmaks sealt kohe ise uttu. Ühesõnaga, see on tegelikult mängijate jaoks Discord
ja ühesõnaga, kuhu ma nüüd jutuga tahtsin jõuda, oli see, et kui te sinna jõuate ja saate oma õigesse tiimi, siis kohe oma tiimi chatis, kui esimese asjana saate kirjutada, kuhu annetame. Ja siis hääletada ja siis selle valmis panna, sest et siis me jõuame ka igasugused vastavad ettevalmistused teha selleks. Nii. Vahepeal Kaltsifer küsib, et kas kuskil saab striimi järgi vaadata. Kas praegu toimuvad või jalkastriimi? Ma arvan, et ikka seda striimi. Seda striimi saab vaadata ja hiljem, ma ei oska nüüd aega öelda, selle jääb TV-poisi õlule siia. Aga... Meil on endiselt see probleem, et me ei ole suutnud Streamesti kanalit nii suureks teha, et meil oleks õigust siia kontole videos üles laadida, seega jah, kõik selle konto striimid me paneme YouTube'i. Jah. YouTube leiate üles, siin peaks samamoodi olema kõik need lingid. Yeah. Kui te lähete About'i, see ei ole mitte, oota, selleks peab minema korra vaata niimoodi, et siis on need siin all, kui te lähete siia alla, siis seal on About ja sealt About'is te leiate kõik õiged lingid, mida follow da ja kõike muud teha, mis subscribe ida. Ja Kidra pani juba näed chati ka, nii et meil on siin head vaatajad. Väga hea, et ühesõnaga kõike saab, oota ma võetan nüüd seda, vaat nii, lähme edasi. Nii, kas meil järgmine on E-tähega mees? On küll. Estonian Man on meil siis järgmine nimi, kes enda kohta ütleb nii palju, et ja mina siis võin ka öelda, et ta on Eestist pärit, kuid elab välismaal, peamiselt teeb inglisekeelset striimi sisu ja tahab tulla siis kodumaale tagasi, et natuke vutti pelada ja näidata välismaalastele, mida me siis Eestis teeme. Vot, järgmine nimi on meil Tõhtähega, eks ole. On küll. Nii, järgmine nimi on meil Tagaotsitav, kes ütleb enda kohta nii palju, et ta on energiline 24-aastane striimer, kes tahab osaleda, et suhelda, silma paista ning koos teistega rohkem saavutada ja uusi tutvusi luua. Ma vaatan, et Hot Fontale kõik meelduvad. Ta on kogu aeg tabel ju kõigi taga. No muidugi. Pole veel kedagi olnud ühtegi osalejat, kes oleks nagu midagi muud. Ta sai, tuli ära L. Ta sai ise osalema, nüüd ta peab kõikidele, ta ei taha vaata, et keegi talle haiget teeks väljakul või ta maha niidaks. Ta juba nagu... Juba ostab endale sõprust seal väljakul. Vanu sõpru. Nii, järgmine on siis minu nimekirja järgi ja ma loodan, et ka sul Doktor Järv. Ja nii läks just vist eetrisse. Doktor Järv on siis 24-aastane striimer, kes teeb seda hobi korras juba 3-4 aastat, ütleb, et on noorena mänginud FC Flora jalgpallitiimi ridades. Vot, selline kiire. Küsitakse, kas see on striimerite Tinder? Striimerite Tinder. No Hot Fanta puhul ma võin öelda, et Hot Fanta kindlasti hakkab seal kohe mingisuguseid, ta võib-olla siit valibki endale praegu välja, et kes on ta nagu V on see, et siis nagu paremale ja L on siis nagu vasakule või ei tea. Kes matchib temaga, et kes paneb praegu vastu nagu Fantale W, siis ta teab, et on toimunud väike match. Et kui Hot Fanta kirjutab W Halls, siis kui Halls kirjutab W vastu, siis on nagu match. Siis nad saavad omavahel edasi rääkida. Järgmine nimi on meil listis Ohmai Remi. Ja Ohmai Remi ütleb nii palju enda kohta, et ta on Eesti gaming sisulooja, kes on tuntud oma humoorika ja vigade rohke mängustiili poolest. Osales samamoodi ka siis 2025 aasta jalgpalli üritusel. Kõik või? Remi ennem ütles, et tal on väga kiire, tahab magama minna, nii et ma ei hakka temast pikemalt rääkima, sest tema nimi on olemas, nüüd ta saab magama minna rahulmikult. Ja tööd. Remi, ja tööd sulle. Järgmine nimi on Storelife, on mul õigus, on Storelife. Ütleb enda kohta nii palju, et eelmine kord, kui nägi üritus, siis tekkis huvi osaleda ja alates eelmise aasta lõpust ütleb ta, et ta on professionaalne Delta Force'i mängija, ehk siis ta mängib kuskil, see on siis arvutimäng, kus ta siis on kuskil professionaalsel tasemel mingis tiimis. Vot, ma nüüd täpselt ei tea, ma ise ei ole seda mängu mänginud, aga nii ta enda kohta ütleb. Järgmine nimi on minul Toots. Jaa, see on see, mis me enne ümber tõstsime, ehk siis nüüd on sul siis vaja tagasi üles kirjuda. Nüüd tuleb siis Q-tähega mees või? Tuleb, jah. Okei, nii, järgmine nimi on siis hoopis Tootsi asemel, kes meil ära oli, on hoopis Kelloks 1. Ja Kelloks ütles enda kohta nii palju, et ta on jooksuhuviline ja humoorikas tegelane, kellele meeldivad head inimesed, liikumine ja lõbus melu. Lisaks meeldib talle ka õlu.
osales siis meil ka 2025 aastat toimunud heategevusmatšil. Järgmine on meil Robloxi nagu selles profitiimis või? Tema või? Jah. Meil eelmine oli, mis sa ütlesid, mis mängu? Delta Force'i professionaal. Kui meil eelmine ennem Kelloggsit ehk siis Store Life oli Delta Force'is professionaalne mäng ja siis meil tuleb nüüd Robloxi Eesti maailmameister. Ma isegi ütleks, et striimi maailmameister, sest näita mulle mõnda teist striimerit, kes on alustanud sellega, et ta lihtsalt filmib oma telefoniga, kuidas ta arvuti mängu mängib. Ja mängib Robloxi seda professionaalse tasemeks ja selleks on IMKV TV või ma ei tea, IMKV TV. Kirjutas enda kohta väga lühidalt, et soovib jalgpallimatšil osaleda, kuna soovib teiste striimeritega kohtuda. Mina omalt poolt lisan ka selle, et KV on aasta 2025 striimimaastiku tõusev täht. Nii on. Meie poolt karikas sulle KV. Ma vahepeal tuletan jälle meelde, et Kellogg's, ma näen, et sa oled jõudnud kohale, me striimi alguses ütlesime, et sinu tops on meie käes ja noh, meil oli lihtsalt, me panime kelgutamise striimist, panime kelgutamise taustale, kuna vastlakukli striimist polnud midagi võtta, siis ainukene kuppel, mis meil oli sinu tops, seega selles mõttes ühesõnaga Kellogg's sinu uriinitops ootab siin. Nii, lähme edasi. Kas meil järgmine nime hakkab S-tähega, oleme nüüd tagasi? Kas meil on 3 nime jäänud või? Meil on 3 nime jäänud, jah. On S-tähega. Järgmine nimi on meil Smokey Turbo 7, kes siis kirjutas enda kohta, et ta on 27-aastane noormees, kellel on pakkunud jalgpalluhi sellest hetkest peale, kui ta oli 5-aastane. Ja peab elus väga oluliseks ära jagada omavahel nii töö kui ka liikumine. Vot. Ja siis võime võtta eelviimase nime ette, kelleks on meil Marmor Meis. Marmor Meis kirjutas enda kohta nii palju, et ta on tagurpidi rääkiv räppar, artist ja mängulooja ning Mount Noiri linnapea. Mount Noir on vist see mäng, mille ta siis tegi. Just. Ja soovib osaleda, et toetada kohalikke sündmusi, veeta suvi aktiivselt koos hea seltskonnaga ning panustada hea tegevusse, ütleb Marmor. Vaata, ja kui sa ennem nüüd ütlesid, et peale seda heategevusüritust on meil see mingisugune lisaüritus, afterparty nii-öelda. Seda võiks olla terve tunni aja see tagurpidi seti teha. Et võib-olla mina nagu mängin mussi ja siis tema nagu on mu MC, kes siis räpib tagurpidi tund aega. Nii et Marmor Meis, kirjuta mulle, me leiame mingi lahenduse ja mõtleme midagi välja. Et kui sa suudad mulle tund aega järjest räppida tagurpidi, siis ma teen sulle eraldi karika veel. Ja me oleme jõudnud viimase nime juurde. Enne seda viimast nime võib-olla siis reklaamime jälle välja, et kui te lähete meie Discordi nüüd õigesse, palun nüüd õigesse. Me saame kuidagi lukku panna, et sinna teise ei olegi võimalik sisse saada praegu. Aga ühesõnaga, kui te lähete meie õigesse Discordi, milleks on siis Streamesti Discord, siis te leiate sealt teadaannete kanali, kus te saate panna linnukese ja striimi lõpus, tänase striimi lõpus me ka siis kõigi vahel kohe loosime välja esimesed piletid, ühtlasi leiate sealt ka piletiinfo nii siis mängule endale kui ka afterpartile. Sa hakkasid nii kiiresti rääkima, et ma mõtlesin, sa hakkasid Marmor Meisist juba räppariks. Mingi Discord pange seal, pange. Ma olen vaadanud, et kui aeglaselt rääkida, siis nad teevad nagu, nad kerivad edasi. Nad ei viitsi vaadata, vaata. Mingi Discordi teadete all on info, märkige sinna ära, et tänase striimi lõpus, ehk siis ma arvan, et circa mingi poole tunni jooksul äkki või. Teeme me loosi, kus me siis loosime välja esimese pileti koos kaaslasega, kes saab tulla vaatama siis striimerite ja tegevus jalgat laivis 2026 aastal. Tuletan ka meelde, 40 oli piirang, mitte osalejate nagu kogu arv, vaid see oli piirang, et üle 40 ei saa. Et siin oli vahepeal näha jah, et tekkis juba inimestel huvi, et kuidas saab nii palju olla, aga tegelikult see ei olnudki mitte see, et meil on nagu 40 inimest, vaid et 40 üle me lihtsalt ei lase ja tuligi täpselt ilusti 38 täis. Tegelikult tuli natuke rohkem. Meil on kahju, et Mõisnik on sel kuupäeval esindamas meid välismaal
ma ei olegi aru saanud millega, aga ta nii ise ütles, et tema on Eestit esindamas kuskil, las ta siis esindab ja siis on meil ka Aina, kes tegelikult registreeris, aga kahjuks ka peale registreerimist avastas, et Aina peab olema tantsimas, ehk siis ka sel aastal sai tantsupidu meid kätte, aga tegemist on mingisuguse vist lõunamaa. Ärme igaks juhuks reklaami, kus Aina on, sest pärast pooled inimesed lähevad muidu sinna hoopis. Ühesõnaga, Aina on ka kahjuks tantsimas ja esinemas, aga ta on öelnud, et ta tahab tulla afterpartile, seega Aina fännid, teil on lootus tegelikult ikkagi Ainat võib-olla näha. Lubada ei saa, oi vabandust, ma tegin seda, mida kõik inimesed kogu aeg teevad ja siis ma vihkan, et nad nii lollid on, vabandust, ma ei tahtnud ropendama, aga miks nad nii lollid on ja kogu aeg unustavad ära ja siis peksavad vastu mikrit vaata eetris, ma tegin seda sama asja, okei, ma ei tee teist korda. Ühesõnaga, tegelikult meil oli nimesi veel, aga me vahepeal olime isegi selle peale, et me olime vahepeal isegi selle peale, et me võtame 36 inimest ainult vastu, aga me siin natuke vestlesime ja lõpuks see arv jääb 38 peale hetkel. Just. Ja kes ei saanud, ärge heitke pead. Nad ise ei registreerinud ju. Või siis tulge järgmine aasta või tulge pealtvaatajatena kohale. Vot. Aga kas me siis lähme viimase nime juurde ja hõiskame siis meie viimase nime ka välja, kes meil see aasta listis on? Jah. Oled sa valmis? Olen küll. Panen paste või? Pane paste. Viimaseks nimeks on meil sellel aastal Kodir, kes siis, ma temalt otseselt infot ei saanud selle kohta, mis tema kohta rääkida, aga enda kohta ütleb ta nii palju, et mina siis kirjutasin tema kohta, et ta on Eesti üks pikima karjääriga striimereid, keda vast peaks igaüks Eesti striimimaastikul teadma. Tema kanalil on nähtud legendaarseid H1Z1 arvutimängu hetki, palju ragekvitte ja mõnusaid kasiinovõite ja rohkem ma ei oskagi pikemalt tema kohta öelda. Et viimane nimi, kes meil sinna listi läheb, on Kodir ja sellisena meie list sellel aastal lukku saab. Juhul, kui nüüd peaks juhtuma mingisugust äpardust, kus keegi kirjutab, et kuule ikkagi siuke väga pahandus on, et ta ei saa tulla. Tundub, et Ketta juba canceldab siin. Siis võib-olla mingid muutused toimuvad, aga selline list on hetkel meil kirjas. Ketta, sa võid meile teha tiketi, kui sa lähed sinna Discordi, õigesse Discordi, eks ole, teed tiketi, pakud välja need oma 2 nime, kes sinu meelest peaks loobuma, siis me võime ühe võtta arvesse, kui sa tuled ise teda asendama. Jah. Pole tiketi võimalust või? Võib-olla kui hetkel ei ole, siis see tekib sinna. Tegelikult peaks olema küll tiketi võimalust. Mina isegi nägin mingit testtiketit. Mina nägin ka. Äkki tiketit saavad ainult modet teha. See on muidugi päris hea, siis ei tule mingeid üleliigseid tiketeid. Ants Lambi on võib-olla nii vana, et ta ei oska. Võta ühendust. Siia peaks saama ligi. Kõik, kes on praegu Discordis, saavad võtta ühendust. Jah. Ants Lambi, võta ühendust on tiket. Võib-olla ei saanud võtta aru. Võib-olla küll. Jah, selge. Ma loen siis korra ette nimekirja uuesti. Alustan siis täitsa suvaliselt kuskilt otsast. Need on siis juhuslikus järjekorras, ei ole mingit tiimi veel, on lihtsalt nimed. Jah, tiimid selguvad järgmises streamis. Jah, mis on siis 5. aprill. Kus loodib need välja selle aasta saatejuht. Kus siis selgub ka selle aasta saatejuht. Seda ka. Nii, aga nimekirjas on meil siis Kodir, Marmor May, Smokey Turbo 7, I'm KV TV, Toad Storelife, Oh My Remi, Dr. Järv, Tagaotsitav, Estonia Man, Est Magics, I'm New to You, Siil 122, HD Nägemine, Tultsik, The Halls, Sipso, Kelloks 1, 2,2, Dotter, iFlash, Siila, Re Studio, Legend Riks, Parmu Jumal, Härra Retro, Kult Rukkis, Anarchia, Kaltsifer, Deep Pepper, Hot Fanta, Gain Sov, Frek K, Marko 10G, Rutska, Kumps, Kikuk ja Stony Boy. Ants Lambi, lihtsalt mainin sulle vahele, meil võib olla ka vaegnägijatest vaatajaid, seega võib-olla nad ainult kuulavad, seega nagu palun ära heidi ka neid. Ja teise asjana, jah,
doktor Järv, võid võtta ka oma vee kaasa, kui sa soovid. Et meil keelatud, sponsor ei ole ette öelnud, et ühtegi teist, kellegi teise tootja vett olla ei tohi, seega võite võtta ka oma vee kaasa. Vot, aga väga hea, keegi pani veel siia eraldi veel kirja, et kes ekraanilt ei näinud, siis saab vähemalt siit kohe ka chatis lugeda. Aitäh, Trannot. Trannot tahab teada, ta teab ainult kamada, kedagi teist ei tea vist. Ei pani, ta on ta pani, et nüüd ma nägin, tal oli küsimus ka alguses. Okei. Vaata, kus ikka viitsis kirjutada. Trannot on ju see, kes teeb kamaga koos Sina otsustava kanalit. Nii et ta võib-olla ei jälgi teisi ja teabki. Kodirid teavad ju vast kõik. Ja vaata, kus nüüd kõik striimerid hakkasid vaatama, et kas tema nimi on ka seal listis. See on juba nagu see, igasugused nimekirjad, mis igalt poolt välja tulevad, kõik käivad vaatamas, kas ta on ka listis. Või kui sa muidu Trannotit ei tea, siis võib-olla sa oled teda TikTokis näinud, ta on see, kes koridoris laulab. Ei ole näinud. Okei, no selge, ma ei hakka sulle pikemalt selgitama, mina ei hakka ka laulma, sest mina ei oska nii laulda nagu tema. Ta oli ka mingisuguses telesaates, aga nii on. Et kõige lihtsam, et Sina otsustavat kanalit sa ikka tead, ta on see teine tüüp, kes seal kamaga kaasas oli. Ma ei tea, kui palju nad... ühesõnaga see selleks, mis me temast räägime siin, tema kahjuks ei striimi, kuigi võiks, nii et Trannot, pane stream tööle ja võib-olla järgmine aasta oled sina seal nimekirjas koos kamaga. Nii, aga meil on veel natuke aega. Seega nüüd on see aeg, kus siis on võimalus küsida küsimusi. Küsimustele me vastame ainult Stream Eesti kanalist tulnud küsimustele. Seega, kes on Siil 1222 kanalis või TV-poisi kanalis, siis olge hea, tulge Stream Eesti kanalisse üle, pange follow ja tulge küsige siin see küsimus, mis teid vaevab. Seega kõik küsimused on praegu tere tulnud, saate praegu küsida, meil on veel natuke aega. Ants Lambi tahab mulle kollas kaarte anda. Mulle tundub, et ta siin kõigile kogu aeg jagab. Ühesõnaga pilli me peame sellest modetööst vist lahti laskma. Natuke läks lihtsalt vussi. Ma laulsin, Merilin, ma laulsin. Kas mu nime saab praegu ära muuta Halls TV ka? Ma ei saa te Hallsiks muuta. Kõik selliste muredega, no ma ei tea, millal sa seda nime endal Twitchis muuta saad, siis sa võid märku anda sellest. Mitu naiste rahvast või? Kohe vaatame. 1, 2, 3, 4 ja ongi vist 4 või? On keegi veel? Ei ole, vist on 4. Vähemalt sel aastal meil on see võimalus jagada tiimid võrdselt niimoodi, et mõlemas tiimis on sama arv naismängijaid. Ja ma arvan, et me see aasta peakski tegema naiste selle nagu erand. Mina arvan, me võikski sel aastal tehagi niimoodi, et ongi mehed versus naised. Naiste nimedest, kes meil on? Anarchia on naiste nimedest, on ju. Siis iFlash on naiste nimedest meil. Sipso on ja Tultsik ja rohkem ei olegi, ongi 4 tükki ju. Minu teada rohkem ei ole siin ju naisnimesi. Või kui keegi tunneb, et tema on naine, aga... No selles mõttes, me ei saa, siinkohal me tegime praegu liiga, eks ole, et kui mõni nüüd streamer, kes sa praegu vaatad ja sa oled nüüd nimekirjas ja tunned, et sa tahaksid öelda, et sa tegelikult ikkagi tunned, et sa oled naine, siis mine meie Discordi ava tiket ja ütle meile, et me pärast järgmises pressikonverentsis saame teha nagu vabanduse öelda, et me oleme eksinud. Aga tegelikult ma arvan, me panemegi loosi tüdrukute nimed eraldi niimoodi, et siis saabki 2 ja 2 võrdselt mõlemasse tiimi, et siis ei ole nagu eelmine aasta, et see vist oli natuke ebavõrdne, kuigi eelmine aasta oli vist tobedasti oligi 7 osalejat, mis tähendaski siis 7 tüdrukut, ehk siis nagu 3 oli ühes ja 4 oli vist teises või. Ehk siis tegelikult nagu osakaal oli väike, aga lihtsalt kuna see oli paaritu arv, siis sealt tekkiski see jama. Nii sa kerid küsimusi, jah? Siin küsib Kumps, et kuidas mängijate kaaslastega on eraldi pileti ostma või mismoodi. Ma arvan, et seda me natuke mõtleme, äkki me anname jälle samamoodi igale
see meil tegelikult on mõeldud, me oleme sellele mõelnud. Meil on kõik nagu arvestatud, aga lihtsalt me ei taha ühes pressikonverentsis kõik välja öelda. Ja midagi ma nägin siin veel, keegi küsis midagi. Tegelikult jah, see veel tuleb ja arvatavasti tegelikult, mis puudutab ka seda piletite loosimisi ja asju, siis sel aastal me võtame natukene selle parema süsteemi alla, et eelmine aasta see natukene läks lõpuks lappama. Kuskil nägin siin mingi doktor Järv või keegi küsis midagi, kuidas riietega see aasta on. Need infod tulevad kõik streameritele eraldi, et ärge nende asjade pärast hetkel muretsege. Ise ostma ei pea endale särke. Ja mine see tea, võib-olla ka pükse, aga need selguvad nüüd aprilli võib-olla ka sokke. Ja võib-olla ka sokke. Et võib-olla isegi aluspesu. Meil nüüd 6 kuu alguses tuleb väike läbirääkimine ja siis need infod me jagame juba streameritele edasi. Nii, kas on veel olulisi küsimusi või me saame hakata vaikselt lõpetama? Siil tahab veel koju jõuda. Kunagi. Võib-olla. Retro küsib, kus staadionil toimub? Toimub samas kohas, kus eelmine aasta. Toimub samas kohas, kus eelmine aasta. See info on olemas ka Discordi teadete all, kus on piletiloos. Kambja selle, jah. Vot. Aga ma ei teagi, minge anname 2015 jaa, meil on vaja see loos teha. 2015 panen Discordi selle listi lukku, ehk siis minge sinna Discordi teadete alla, pange seal see checkmark ja me loosime 2015 loosime välja ühe inimese, kes saab koos kaaslasega siis tulla juba esimeste seas või no kõige esimene inimene, kes siis saab nii-öelda pileti endale. Vot. Kuule, vist on täitsa tõsi see, et mingil põhjusel meie näeme ja me näeme, et inimesed saavad sinna ligi, aga mingil põhjusel Discord seda tiketite kanalit tõesti neile ei näita, seega süüdi ei ole mitte ikkagi vist Antslambi lugemise oskus. Okay. No selge, need asjad vaatame pärast üle, see Discord sai tehtud valmis siin ja me vaikselt arendame seda nüüd edasi. Ta sai tehtud valmis, jah. Et praegu on lihtsalt nii-öelda see põhi või baas on valmis ja tegeleme nende asjadega peale striimi. Täna loosime ainult ühe pileti koos, nagu üks pilet koos kaaslasega või siis me teeme nii, et ainult kaaslane saab tulla. Võiks ka teha nii, et me panemegi sinna turvamehele listi kirja, et nagu see, kes võidab, see ei saa, siis see tegelikult ainult tema kaaslane saab. Üks ka siuke äge nagu süsteem. Mul jookseb aju kokku. Okay. Ühesõnaga teeme seekord nii, et üks inimene saab koos kaaslasega tulla ja pileti loosime praegu ainult üks koos kaaslasega, sest neid piletiloose tuleb veel. Lisaks on, ma ei tea, kas pileti ostmine pealtvaatajad on ka nüüd avatud või see on? Ja kõik on lahti vist, kui ma õigesti tegin. Et siin küsis, Ilakett küsis, et palju pilet maksab muidu. Seal on tegelikult kõik info olemas, aga tuletame ka, või nagu ongi hea koht toonitada, et kuni aprilli lõpuni on odavam osta. Sealt edasi läheb juba kallimaks ja samal päeval on eriti kallis, siis ärge oska. Või no siis ostke, aga... ja tegelikult need, kes on siin, teile väike info, siis tegelikult see pileti infost on ka näha, et natukene odavam on osta jalgpalli evendi alt kohe ära ka peopilet, sellepärast, et need, kes satuvad peo eventi nägema ja lähevad, ostavad sealt pileti, maksavad tegelikult natuke rohkem. Aha, jah. Niisugused skämmerid. Kas vihmaga ka mängite? Ikka mängime vihmaga. Eelmine aasta ju mängisime ka vihmaga. No jah, meil ei ole piletite nii-öelda seda linki. Meil ei ole linki. Tegelikult on olemas äkki moded, moded ei saa panna. Ei, Discordis on olemas ju. Mille alt selle leiab? Ma millegi pärast õigus, ei läinud ja õigus, minu viga, me ei teinud seda postitust, nagu ma arvasin.
Diskis on hetkel ainult piletiloos üleval. On küll, jah. Milles saab veel osaleda 3 minutit. Ma teen ka vahel vigu. Aga ainult Ints vahel. küsib, kas appi saab ka tulla? Nüüd sa oled juba ju meeskonnas ära hakkasin. Osad inimesed ei tea, et nad on meeskonnas juba. Oota, ma panen sulle tõesti aga jaa, vihmaga ka ikka mängime, loodame, et ei ole see aasta nii hullu paduka vihma kui eelmine aasta oli, aga me tuletame meelde, et isegi kui vihma sajab, siis pealt vaatajatel on katus pea kohal. Jah, et striimerid peavad vihma käes jooksma, ilma vastu me ei saa, kuna see asi tuleb nii varakult nagu välja panna ja see ei ole päris nii, et täna hakkame tegema ja homme üritus toimub. Nüüd sa saad kopime sinna. Aga ühesõnaga igal juhul toimub, isegi kui vihma sajab ja kes siin mõtlevad, et oi, et ma olen pealtvaataja, tahan pileti osta endale, aga äkki vihma sajab, mis siis saab, siis seal areenil on olemas katusalune, kuhu kõik pealtvaatajad mahuvad alla, ehk siis katuse alla ja ei pea see on ka põhjus, miks me sel aastal teeme juunis ja päris varakult, sest et statistika on näidanud, et siis on lootus paremale ilmale. Mepelinator, jah, paar on olemas. Või paar on meil muidugi afterpartil, hommikul on meil, või mitte hommikul, aga mängul on meil siis olemas koht, kus saab igast head ja paremat ja süüa ja värki-särki osta. Kas ma panen need mõlemad lingid sinna korraga kohe või kuidas sul mõte on? Panengi kõik, jah, see, mis ma panin sinna. Panengi nii kohe? Kopigi kohe nii, jah. Ärme hakka siin peenutsema. Ma pean teise striimerite kontosse sisse logima. Oodake, ta häkib natukene. Siis saate ka pileti info kätte. Õigus, ma unustasin ära, ma arvasin, siis ju pooled ei tea, oi, no nii, ei, mul lihtsalt tuli meelde, et ma arvasin, et nad teavad afterpartist, aga nad ei teadnudki veel afterpartist, sest nad ei näinud ju pileti infot ja siis nad tegelikult ei teadnud mitte midagi ja siis tegelikult pooled üldse ei teadnud, sellepärast, et nad olid üldsegi vales Discordis. Ja ühesõnaga, see segadust on päris palju, aga me laseme lahti selle, kes kas ma panen info alla või teadete alla? Selle võid info alla panna. Või tegelikult pane teadete alla. Infos on vaata sellised korrektsed lingid. Jah. 50 inimest. 55 rotti on, kes tahavad. Vabandust, me oleme eetris veel. Vabandust. Nii, ei tohi. Nii. Põmm. Siit leiad piletid. Põmm. Juba läks käima. Oi. Nii, kell on 20.15, ühesõnaga nüüd on list lukus. Rohkem inimesi ma siia juurde ei võta. Ma korra vaatan, kas siin chatis on midagi põmm. Ühesõnaga nüüd on olemas Discordis ka piletite lingid, kus saate pileteid osta, kes on huviline ja tahab juba varakult pileti ära osta, siis siin on teie võimalus. Ja teeme ka siis loosi ära nendele inimestele, kes kokku on siis 56 inimest, kes on ennast siia märkinud, nii et me teeme siis loosi nii, et sina ütle üks number 1-56 ja mina loen siit välja selle numbri, mis sina ütled, loen põmm ja see, kes selle numbri all ennast peidab, saab endale pileti koos kaaslasega. Kuni 56-ni või? Jah. Nii et mõtle nüüd väga. Sa hakkad neid ise lugema või? Jah. Ma sellepärast ütleks umbes mingi 54, sest vaata siis hakkad lugema, aga see ei olnud õige number veel, ärge siis ma saan altpoolt võtta lihtsalt. Siis ma pean keskelt võtma, okei. No nii, 56 inimest. 56 inimest või? Keegi tuli veel, 57 on nüüd isegi. Siin ei ole ühtegi numbrit, mis sobiks siin. On küll. No nii. Selle paki parim enne on 22 september, seega võtame 22. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 või? 22 nimi on Bullet Monkey.
Bullet Monkey on 22. nimi, kes minule siit listist ette tuli. Nii et Bullet Monkey, ole hea, kirjuta meile Discordi, pane sinna tiketi alla, tee tiket, ütle, et võitsid pileti ja oled oodatud siis streamerite heategevusi jalka pealt. Oota, kas siis saab nüüd tiketit teha või ei saa? Väidetavalt pidis olema korras, aga siis väideti, et ei ole korras ja ma ei saa mitte midagi aru enam. Kas... Oota, ma vist näen, et on tehtud. Ilaketi mees on see või? Näe, on, tiket tuli. Tuli või? Jah, täname, et võtsite meiega ühendust, meeskond vastab teile peale. Ops! Ilakett on ka tiketid, Ilakett tegi juba, näe, Bullet kirjutaski ilusti. Väga hea. Super. Siis on korras sellega. Palju õnne sul ja kaaslasel. Palju õnne sulle, Bullet Monkey, võitsid pileti koos kaaslasega. Nägime, et tegid ka tiketi, nii et võtame sinuga ühendust peale striimi ja siis saame juba kokku leppida, kus, mis ja kes. Jah. Vot. Rohkem küsimusi ei ole või on veel küsimusi? Kas me oleme nüüd suutnud lahendada kõik probleemid? Tiketit saab teha, Discordi nad on üles leidnud. Õige Discordi. Piletiinfo nüüd on. Kas on veel küsimusi? Kui ütlen üle, sest mul tuli praegu meelde, või tegelikult ma ei ole kindel. Krosni vist pani, Sultan vist pani selle info, et pidu on 16+, seega jah, ka KV, kellel oli eile sünnipäevaga, sai alles 17, saab peole tulla. Palju õnne, KV. Kes on see tüüp, kes lahti las, kes Modena halba tööd tegi või? See oli Pink Billy Kekk V. Kas, kui ma ei eksi, siis tema oli meil eelmine aasta see, kes skoori vajutas? Jah. Seega mina ei usaldaks selle aasta skoori. No jah, selles mõttes eelmine aasta ta vajutas õigeid nuppe. Aga võib-olla ta näitab mõne muu mängu skoori saab. Ta vajutas õigeid nuppe, sest minu meeskond võitis, nii et kõik on hästi, Villi, ära nüüd väga kurb ole. Jah. Veel adekvaatseid küsimusi või paneme selle peo tänaseks kokku? Ma arvan, et me võime ju kokku tõmmata. Niikuinii tekib siin küsimusi inimestel ja selles mõttes, et mis see oli kuupäevaliselt 5. või? 5. aprill või? Vist oli 5. aprill. Ühesõnaga see, kui siis ei ole 5, siis Discordis, kõik, kes on Discordis, siis Discordis me jagame infot kõikide asjade kohta, mis siin Stream Eesti kanalil toimuvad, kui on mingid update'id seal samamoodi, kui teil on mingid päris tõsist küsimust või midagi sellist, mis... Tehke tiket. Isegi kui te soovite siin, keegi küsis, et kas saab veel, ma ei tea, tulla tiimi või kas saab tulla esinema või mida iganes, siis tehke tiket, anname õigetele inimestele mingid infod edasi ja vaatame, et põhimõtteliselt jah, selle afterpartiga on siis jah see teema, et ametlik jalgpalli afterparty ta on ja meie seda nii-öelda korraldame, aga esitleb seda Grozny ja kogu selle õhtu kava ja selle, kuidas see õhtu välja näeb ja nii edasi. Selle eest vastutab Grozny eesotsas Sultaniga, seega kui kellelgi on mingeid soove seoses ka afterpartiga ideesid, siis me lihtsalt anname selle info neile edasi ja nemad teevad selle otsuse, et siinkohal meie tõstame nagu käed üles, sellepärast et sellepärast mina sain sellest alles praegu teada. Sina said praegu teada ja nagu me eelmine aasta nägime, kui kõige eest peab üks inimene vastutama, siis läheb autosustamine väga pikale. Seega me oleme sel aastal muutnud süsteemi niimoodi, et erinevate asjade eest vastutavad erinevad inimesed ja mõnes asjas me ei tahagi midagi kuulda. Ütlen, Stotter küsis 5. aprillil tiimide loos, jah, 5. aprillil on tiimide loos ja saatejuhi poolt läbi viidav, siis see, kes on meil ka saatejuht ja Kaltsifer küsis, kuna YouTube'i stream ülesse läheb, siis esimesel võimalusel. Esimesel võimalusel, äkki täna õhtul, äkki homse päeva jooksul. Ma arvan pigem täna, jah. Pane subscribe YouTube'ile ja vaata, kui teade tuleb. Nagu öeldakse, pane subscribe, like ja bell notification. Ning kes pole veel näinud, siis minge vaadake ka eelmise aasta streamerite jalkaüritust. Võib-olla saate sealt mõne ägeda nipi vaadata, kuidas mingit trikki teha väljakul. Et kostüümis tulek on võib-olla kõige parem variant. Või joosta mõisniku moodi mõni mees pikali või vaadata, mida mitte teha või mida iganes, eks ole. Nii et minge vaadake ka eelmise aasta asi üle ja näeme siis 5. aprillil. Jah, siis on järgmine ametlik live. Ja millalgi on tulemas ka stream, sest meil tegelikult on ju sel aastal ka Softair jälle pannud meile õla alla, mis tähendab seda, et arvatavasti tiimide
selline tutvumisüritus saab olema jälle sellises vähekene agressiivsemas meeleolus, seega ülihea kood, kus ikka tutvuda on üksteist maha lastes, seega arvatavasti on tulemas ka üks live, kus me oleme jälle Airsoftis ka. Vot, minge liituge meie Discordiga, oske pileteid juba varakult ära, kes tõeliselt tahab tulla kaasa elama. Nimekirja, ma arvan, me paneme eraldi ka üles meil Discordi ja äkki mujale sotsiaalmeediasse, võib-olla teeme ka mingi lühikese video tänasest asjast. Ja nii lihtne ongi. 5. aprill tulge vaatama, näete saatejuhti, näete eriti just streamerid näevad ära, kuhu tiimi nad satuvad. Värvid on meil samad, punane ja sinine, ka see aasta, nagu eelmine aasta oli. Ja nii ongi. Aitäh teile, et veetsite selle õhtu meiega. Meie läheme nüüd krõpsu lähme sööma, võtame need piraadikrõpsud lahti ja nii ongi. Võib-olla pärast lähme sõidame kelguga, sul siin mõni mägi on lähedal. Lund ei ole enam, ma olin haiguslehel vahepeal, nii et ma ei tea. Sa pole aknast välja näinud? Jah, ma ei ole näinud. Oli mu keldris haige. Kuule, aga selge. Oli tore ja lõpetama jääb siis, ma arvan, mitte miski muu kui teema kohaselt Groznisega. Oli äge, jälgige meid igalt poolt, kus jälgida saab ja olge ägedad ja tšauki. Tšau! seipis, aga kõmakaga sisenen. Iga naine teab, et see sultan on libekeel. Liiklengi mäest üles liigub pidev tee. Roolis olen ise veel, kohe kohal ära kibele. Uue kooli teel, aga juured vana koolis. K ja M-i beat päästib minu taga hoovis. Tossu sisse kaon, küsin, kes see laval oli. Drum and bass, sõdur olen mina Grozny pataljoonis. Ei trapid täna, me kõmmil on klapid ja häbid. Massid on fätid ja BBM täpib ma häbi. Räpin mersul taga istmel ja kassetis on pläki. Kui ma decibelle reede õhtu mitseris näpin. Siis ära muretse, ma ei anna sulle armu. Grozny pataljonist tulen kaasas terve